hommikul. Täna oleme tulnud siis Oliveriga Peipsi äärde ja lähme ahvenat püüdma ja vaatame, kuidas meil läheb. Nii Oliver, mis meil tänased plaanid on? Ahvena püüd Peipsil. Hommik juba on palju töötav, 8 on väljas, loks on peal, kala peaks julge olema sööma. Eks näis. Oodame kiirelt üles leida ja selle hommikuse magusa aja ära realiseerida. Jah. Lankur ja laine, siis saab Eesti kõvasti vaadata. Mis meil see päeva parim lant praegu on? Hommik oli Eesti Slim Natural, aga praegu on 4 lihtsalt nii äge püük. Oodata, millega sa tegeled? Meil tuli siia rohtade peale ja mõtlesime, et otsime ühte korralikku pätsu ja saimegi pätsu. Rekord või? 700 pakun puusalt. Võimas. On jah? Ilus. Kalasaak oli korralik siis. Nagu ikka tuleb see kohustuslik suhtlus ära teha. Ai, vesi on päris mõnus. Värskeks ära. Kalasaime. Keskmine on ilus. Nii suurt pätsi, palju pätsi me ei saanud. Eile. Üks siuke Joonase 750-ne 40 senti. Ilusad. Ja suitsukala. Päris oma jagu. Millega püüdsime? Kes veel ei tea, mis on nagu, ma räägin igal pool need vormist. Võib-olla mõni ei pane pilti kokku, mis asi see on. See on siuke pulk või vorst, kuidas keegi tahab kutsuda seda. Mis tema nagu heaks teeb, esiteks, ta on põhimõtteliselt purunematu, ükski kala seda ära ei hammusta. Veepõhja, kui ta põhja kukub, siis ta jääb põhimõtteliselt niimoodi püsti. Ja püük ongi siuke aeglane rivaga nagu väristad. Ja siis ta istub põhjas ja võt see asi ahvenal, passiivsel ahvenal ülimalt meeldib suurele kalale. Suur kala tahab niikuinii tavaliselt passiivsemat mängu, eriti vesi on külm. Mina üldiselt Peipsis püüan ainult siis Wolfram peadega. Ta on küll palju kallim kui tavaline tina, aga pea 2 korda väiksem kui sabaskaalust tina. Kukub veekihtidest kiirelt läbi ja mis põhiline, ta teeb seda tiksu põhjas, kui ta kukub vastu kivi, kruusa, liiva ja ahven on üliuudislikult kala. Ahvenal meeldib see ja ta meelitab juba selle, see on nagu nii-öelda lisasööt juba ja meelitab ta juba kohale. Et kui näiteks vöörikas on peal, siis on väga lihtne, kui jääb kivide taha või taimede taha või mille iganes taha kinni, siis saab vöörikaga alati aidata, sest üldjuhul mina aitan, sest üks pea on ikkagi suht mitu eurot. Et vöörikaga aitamine see nagu andestab, et tänasel püügil mitte ühtegi lanti, eilsel püügil ka vist mitte ühtegi. Kui muidugi hakkad suure jõuga kakkuma, liinid on sellised peenikesed, siis ikka need päitavad. Nii. Need on erinevas suuruses, on 5-sendised, kindlasti talvel vesi on siin võib-olla 10 kraadi 5-sendistega, sest suurele ahvenale väike lant sobib ideaalselt, alati ei peagi panema, tahad suurt ahvenat saada, pead suurt lanti panema. Ei, vastupidi, võid täiesti väikest lanti panna ja see meeldib. Siis on 9-ne siuke, eile siis kilo 160
20 sellisega. Arvasin, et äkki on natukene suur. Ei, 100 grammisel kurgus, ainult et tinapea on mokadavad väljas. Väga hea värv, hästi tugeva UV-ga. Siis põhivärvid. Ikka nad on. Ma siit toon. Headlightid said otsa vist või? Sul on see headlight vist või? Destiny headlight. Mina püüan slimmidega. Mulle meeldib slimmidega. Mulle tundub, et slimmi kere nagu ahvenal sõimub paremini. See aasta kindlasti minu top 1 lant. Need vormi kõrval. Eelmine aasta oli headlight. Ja siis kõik siuksed naturaalsed toonid. Ja kõik on Wolfram peadega. Raskus. Lainet on rohkem, siis on siuke 10-12 grammi. Muidu saaksin 7-ga näiteks 4 meetris vees väga hästi hakkama. Veel. Rull 2000 suurus. Nöör lapsi mõõdustikus 0,5. Siuke puhta veepüügile ideaalne. 0,4 näiteks ka kevad või sügisel mikrotšigi püügil. Siin heinte vahel 0,6, 0,8, üle 0,8 kindlasti soovita. Pead hakkama raskemaid tinapäid kasutama, tundlikkus läheb kehvemaks. Peenema nööri ja peenema piitsaga on lihtsalt see püük fantastiliselt äge. Tavaliselt see Peipsi ahvena püügiritt võiks olla 5-15, 20 kuni 21 grammi maks. Ja siis ta läheb ikkagi väga taik kätte ära. Liinid on peenikesed, landid on väiksed, liigutused on väiksed. Muidu läheb juba tuimaks ja tragimiseks seal püügimõnu ei olegi. Mis veel rääkida? Ei oskagi rääkida. Ilm on ilus. Kala on meil palju siin. 10 kilo. Viskib ikka. Kui midagi huvi pakub või midagi pean veel rohkem asjadest rääkima või täpsustama, siis alati küsige. Fluoro kindlasti vahele, nööri ja landi vahele. Mina siis seod otse fluoro, et ei oleks mingit lõkse siin. Muidu kerid peenikesse otserõngasse paar korda sisse, portsel on puru, nöör läheb ka kohe järjest, kohe läheb karvaseks, nöör kohe tuks. Minul on 0,33 nöör tõmbe tugevusega 8 kilodest. Väike lõks, ei mingit pöörlaid, mingeid asju, mingid muid lisavidinaid siia vaja ei ole. Lihtne püük. Ei teagi, rohkem midagi. Ja muidugi kuidas kala otsida. Ajalood aitab. Sidescanniga otsid kive, heinu, parvesi, erinevaid siuksi rante, liiv, kruus, kõrvuti põhimõtteliselt, liiv või muda, siuksed randid, kus kalal meeldib istuda. Madalas vees muidugi on raskem seda teha 2-3 vees, aga seal kõrgemal 7-8 meetrit vett, vaatab külgedele 30-40 meetrit. Näed kõik kivi, lahmakad, karid, kõik asjad ära. Ja muidugi ahvenaparved, eriti sügisel, kui ta korralikult parve läheb, kõva apu. Ja muidugi veel. Ma ei teagi. Ja pealad. Käia tuleb. Mida rohkem käib, rohkem veekoguga tutvud, saad sõbraks. Püügitehnikad, asjad arenevad. Tekivad omad lemmikud landid. Kui ma ütlen, et see on nagu minu jaoks parimaid, see tähenda, et ta nagu teiste jaoks on. Aga mina oskan sellega püüda. Ja mulle ta meeldib. Hull länta. Peale vaatad, siis ei paneks seda otsa, aga nii eelmine aasta kui ka see aasta kõige suuremad kalad on just nimelt selle. Nendega ka olen 700 saanud, aga see on ikkagi, kui on kala passiivne, siis seda tavalist sigi piupaud, nii on nagu mina kutsun, ta passiivne kala ei taha, siis ta tahab ja kui vesi külmaks läheb, siis kui ta seda tavalist sigi mingi moment ei taha absoluutselt, siis ongi fantastiline sellega püüda. Aga pikk jutt, sitt jutt. Et ise tuleb kalal tulla ja oma käe läbi seda kõike teha ja kogeda. Ja siis tulevad need kastid ka kala täis. Ja midagi väga keerulist raketid. Aga konks kanni ja tšau, laudu.